Alustuseks, et mul on väga rõõm kuulda kõikide inimeste kiidulaulu ja suuri õnnejoovastust selle üle, et saavutati kokkulepe. Minu probleem on pigem sellest, et lähtume ikkagi nii-öelda aluspõhjusest. Miks võetakse Euroopa Liidu nimel 750 miljardit eurot laenu ja mis on selle päris põhjus? Päris põhjus ametlikult on see, Euroopa Komisjoni sõnul, et paljud liikmesriigid ei saa niivõrd soodsalt muidu laenu. Aga miks nad ei saa? Sest nende endi riiklik laenukoormus on liiga suur. Aga miks see on liiga suur? Sest majandus ei toimi. Aga miks majandus ei toimi? On see, et nad ei suudagi oma majandust käivitada, kui kas või Euroopa Liidu regulatsioonid, direktiivid, seadused on need niivõrd palju kammitsenud, sest paratamatult ühtsed regulatsioonid üle Euroopa Liidu ei toimi. Seetõttu nüüd need riigid, kes on olnud finantspoliitikas säästlikud, kokkuhoidlikud, konservatiivsed, nagu Eesti, näiteks minu enda riik on maailmas tänaseni vist kõige väiksema võlakoormusega, peab nõustuma hiigellaenu võtmisega sellepärast, et paljud Euroopa riigid on lihtsalt üle oma võimete elanud aastakümneid. Rääkimata muidugi poliitilisest probleemist. Et kui me räägime õigusriigist, räägime Poolast, Ungarist, kõigest sellest, väga armas. Aga õigusriigiga pole mitte kuidagi kooskõlas plaan, et me läheme aluslepingutest ümber nurga mööda, sest aluslepingud ei lubaks anda pretsedenti Euroopa Komisjonile võtta hiigellaen, kus me isegi ei tea, kuidas me seda tagasi maksame, rääkimata uutest maksudest. Seetõttu ma olen päris kindel, et see läheb väga paljudesse kõrgematesse kohtutesse üle Euroopa Liidu, nagu juhtus Saksamaal ja juhtub kindlasti ka Eestis. Aitäh teile ja loodame parimat Euroopa tulevikule, mis ei ole ainult Euroopa Liit.